oleme tulnud Keila jõe äärde ja oleme tulnud püüdma lõhet. Lõhe on oktoobrikuu kala sellepärast, et siis on lõhe pulmaaeg ja lõhe koguneb siia ümber jõe suudmemerre, et tulla jõkke kudema oma pulmi pidama. Võimalus on siit paadiga sõita välja ja minna mere peale varem sisse pandud võrke kontrollima. Lootused on suured. Kuna jões vett ei ole, siis on lootus, et kala kõik tiirutub jõe suudme ümber meres ja et me need saame sealt võrguga kätte. Kalale lähme viitse-admiral Tarmo Kõutsiga. Tema on nagu ikka laeva juhtimas ja madrusel on siis madrusetöög. Suur kala on sees, on tunda. Võrk rapsib ja tuleb. 3 kilone. Nii. Hurraa! Saade on päästetud. Tegu on emase kalaga, see on näha, see on kuderüüs ja sellel plaan oli pulma minna, aga ebaõnne. Sattus telesaatesse ja köögilauale. Lõhepüük on väga raske. Eesti kaladest kõige raskem. Lõhe on kalade kuningas ja selleks, et kalakuningas kätte saada, on vaja meeletult vaeva näha. Kuigi võrgupüük võib tunduda iseenesest lihtne, on ikkagi tegu sellise kalaga, keda püütakse väga suurte ja raskete võrkudega, et see võtab füüsiliselt täiesti läbi. Kala tunda ei ole. Seal esimeses võrgus, kui kinni võtsin, ega see midagi eriti spinningust ei erine küll. Kui kala on ikka võrgus sees, võtad kinni, kui tunnet käib papp seal sees, see on tore tunne. Lõhed saab kätte kude ajal ka jõest spinninguga. Täna on ka see võimalus olemas, saab loa osta selleks. Tänase kalapüügi saab kokku võtta nii, et hea, et see veel niigi läits. Oleks võid päris ilma jääda. Ja nii nagu üks korralik randlane kala mõõdab, on siis nii, et kui on alla 60 sendi, siis on meriforell ja kui on üle 60 sendi, siis on lõhe. Järelikult on tegu meil emase lõhega. Et lõhel tavaliselt ei ole siin alla selle täppe, siin mõni on, väga täpiline ka alt ei ole, siis lõhel on X täpid siin, X täppe on, siis lõhe saba on sisse poole, siin nagu on ka hästi, aga siis lõhet sellist saab võtta sabast, meriforelli mitte. Seda väga sabast võtta ei saa, aga täna, kuna me lõhet püüdma tulime, siis me ka lõhe saime, et siis tegu on lõhega. Lõhepüügi traditsioonid ulatuvad aegade alguses, sest lõhe on selline kala, keda on sügisel jões näha. Vanasti võeti västar, löödi see lõhele selga ja võeti välja ja söödeti talust sulasele sisse. Esimesed lõhed sõid ära ka peremehed, aga mida aeg edasi, seda halvemaks lõhe maitseomadused muutusid ja koduses hierarhias ka lõhe lauale anti aina madalamale ja madalamale hierarhiaastmele. Täna, kui kasvanduse lõhet on poelõttidelt küllaga, siis püütakse lõhet põhiliselt marja pärast. See on küll vene retsept, et pudel viina ja kalamari, aga eks me siis võib-olla mõtleme, teeme keset nädalat midagi tsiviilsemat. Kala käes!